Let's go. Ja valmis on sikka salvestama. Änksa. Tere tulemast kuulama ja vaatama taas kord Häädemeeste seltsimaja podcasti Hääd inimesed. Ja selline väike fun fact siia alguseks, et võib-olla paljud ei tea, et seltsimajas tegutseb ka Häädemeeste noortetuba. Ja seetõttu on mul veel eriti hea meel, et täna ongi mul siin 2 lahedat noort, kes tulid meile külla. Ja ma tervitan siin Kristjana Murulauk ja Grete-Liis Kangroja. Aitäh kutsumast. Jaa, mul on esiteks hea meel, et te tulite, et kuidas tunne on? Lahe, see on kohe kindlasti midagi uut. Jah, väga. Muuseas, mul on selline tunne, et teie olete siin palju kauem enne mind juba käinud, on ju? Et kui ma arvutused on õiged, siis seltsimajas on noortetuba olnud umbes 7 aastat. Oi. Ja kas teie mäletate seda algust või millal teie siin käima hakkasite? No, mis mingi teisest klassist juba. Teisest mul on küll Essast, minu meelest. No siis Essast juba. Jah, Essast. No siis võib-olla teie käest ongi kõige parem uurida, et kuidas see algus siin oli, et täna saate rääkida kõigepealt siis noortekeskusest hoopis. Kui me tulime, siis oli veel Aigi, on ju, ja siis ma ei tea, siin on kohe kindlasti palju muudatusi toimunud nagu parema suunas. Ma Kristjana siin mäletan, siis kui mina alustasin, siis sa käisid siin meediaringis. Oi jah, oli. Ja sellest on siin tänaseks välja arenenud see sama podcasti tuba ühe asjana. Aga Grete-Liis, mis sinu kogemused on? Noh, ma mäletan, et on siin käidud seal kokkamis. Kokatus on siin saanud ja kõike. Siis videomäng olen mänginud siin. Filmijuhtutud. Kuidas kokandusringid siin välja nägid enne minu aega? Kes neid tegi? Janet oli või? Oli vist jah. Ja. See oli see TikToki konto ka. Ja siis me tegime TikToki konto oli ka noortega, siis me tegime seda ka, aga nüüd on vist paroolid juba kadunud. Ja. Nii, aga täna, mitmendas klassis te esiteks käite? 8. 8. Ma mõtlesin, et 9. Okei, väga hea. Nii et lõpetamiseni on veel aega. Aga te olete ühed vähesed, kes selles vanuserühmas käivad siin. Et teate ja märkate, kui te tulete, et siis on see maja titest täis, on ju. Ja tegelikult see nii on ilmselt enamus Eesti noortekeskuses. Ja siis meie noorsootöötajatena mõtleme, et no mida teha, et kuidas saada neid vanemaid noori siia. Et mis teie arvate, et number 1, kas üleüldse noortekeskus on mingi koht, kus teie vanused võiksid hängida ja kas siis need noorsootöö inimesed peaksid selle nimel rohkem vaeva nägema? No ma arvan, et võib-olla kuidagi saaks nagu mõned, aga ma arvan, et nagu noored tänapäeval tavaliselt nagu kohe pärast kooli koju minna. Ja see ongi pigem nagu noored on üleüldse passiivsemaks läinud, see on üks asi, mida ma olen tähele pannud. Pole viitsimist ka midagi teha. Me oleme mõlemad õpilasesinduses, siis üks tüdruk seal ütles ka näiteks, et käivad koolis ära, siis et tahavadki põhimõtteliselt iga päev lihtsalt jäävad ellu. See on kõik nagu. Ja et nagu eksisteerivad. Ja eksisteerivad ja siis kohe tahavad nagu oma asjadega kähku ruttu tehtud saada ja minema. Aga see on nii imelik, et see on. Kas point ongi siis lihtsalt koolis käia ja kodus olla või? No ja nad tahavad nagu, no neil on mingid sõbrad ja siis need, ja siis nad tahavadki pigem nagu nendega kohe oma asjade juurde minna pärast kooli, aga nagu. Aga need sõbrad ei ole ju kodus. Oleneb, ma ei tea, kuidas kellelgi on. Jah. Ei, tõesti, võiks, ma ei tea, miks nad kõik nii passiivsed ja süksed on. Okei. Aga teie, vastupidi? No, me üritame iga päev midagi huvitata. Okei, enne kui me jõuame selleni, mis te siin teete, mis te muidu vabal ajal teete väljaspool kooli ja meie maja? Mängin kitarri, kuulan muusikat. Jah, vahepeal käin linnas. No, mul täpselt sama. Jah.
ja tegelikult teid siis tõigi tagasi siia muusika, onju. jaa . Et kui te selle aasta alguses tulite, onju, et tahaks bassi mängida, siis mul oli nagu vau. aga see oli vist isegi juba eelmise aasta eelmine Jaa, aasta lausa. sügisel . Hmm. jaa . mul hakkas isu . Aga kust see isu tuli? no ma ei tea . no see on see üks bänd tuleb alati juurde tagasi , ma hakkasin Arctic Monkeysi kuulama nagu eriti tugevalt ja siis miskipärast see nagu äratas mul mingi muusika selle ja siis jah . ja nüüd see läks kitarri peale üle . Okei. Ja kuidas sinul, Grete-Liis? no ma käin muusikakoolis , nii et noh , jah , alguses ma tahtsin viiulit mängida , aga noh , siis läks kitarriks see üle ja jah , siis niimoodi mängingi . Okei. Nii et muusikakoolis sa õpid ka kitarri siis? jaa , 3. aastat . Okei, väga hea. Ja sa juba mainisid Arctic Monkeyst, see on jätkuvalt teemas? väga . Ja sul? ei , meil mõlemad on õppinud Arctic Monkey't , me teeme neist cover'eid nende lauludest . üritame teha , jah . Okei. Aga kuidas sellega läheb? Kusjuures eile meil alustas siin ju bändiproov ja siis üks juhendajatest Enno ka küsis minult, et kuidas nendel tüdrukutel läheb, et nii salaja alati teevad, oi , et ei tea, et meist teatakse , ma isegi ei teadnud seda . Muidugi. no tegelikult läheb meil väga hästi , ainult noh , meil on me ei ole väga püsivad . ja meil on väiksed noh , probleemid on seal jah . Okei, aga te teete mingit bändi nüüd koos no või? üritame . ma ei tea , kas on nüüd õige aeg väike kuulutus sisse panna või ? Muidugi. et me kõik , kes vaatame , me otsime kitarristi , palun , kellel oleks kes natukene nagu kõige rohkem akorde mängida . jah , akorde pigem . mis vanuse ? mingi no 13 kuni ma ei tea mis vanuseni välja . aga noh , täiskasvanud väga ei taha . Te otsite endale kampa kitarristi ja te ise mängite ka kitarri? jaa , aga ma tahaks puhtalt lammuse peale minna . Okei, väga. üritab . Siin alustas ka just bändiproov, kas nendest tüüpidest ei leia kedagi? me proovisime , ei , me no väga , meil on nagu erinevad no žanrid , mis nagu Jaa. muusika . Okei. anname pigem siukse Eesti punk ja see . Nii et kuulutus on välja antud. jaa . Loodetavasti leiate endale ägeda kaaslase veel. Aga rääkides muusika žanritest, et mida te juba mainisite ühte bändi, mida teie kuulate, aga mis muusikat üleüldiselt võib-olla teie vanused ja te ise ka kuulate? Kui mitte Eesti punki, siis no meie vanust on ikka kõige rohkem need Sabrina Carpenter , need noh , jah , popartistid . jah . ja siis vahepeal äkki mingi A$AP Rocki või ? ja mingi need hip-hopi need vahepeal löövad ka sisse . aga Eesti muusikast? Eesti , no see on , seda väga ei kuulata , kui kuulatakse siis see mingi Sam ja 5 Miinust . jah , siukest . Ma küsisin seda sellise naljaka põhjusega, et kui meie Tenega siia tööle tulime, siis me käisime ka noortega koolis rääkimas, tahtsime korraldada mingit lahedat pidu ja küsisime, et no mis muusikat te kuulate, et siis nad on nagu Nancy ja Anne Veski ja noh, selline teie aja muusika. Esiteks, kui vanaks te meid peate ja teiseks nagu see oli väga üllatav valik. Ja- Et nad vist ei teinud nalja, aga ma pole kindel. ei , ma ka kohe kindlasti olen väga suur retro muusika austaja , käin iga suvi retrofestil . jah , ma ei tea , kuidas sul on . nii ja naa . Seega, teie käite proove tegemas meie juures, salaja, ma saan aru, jah , nii , kui nii öeldakse , siis jah . ja sa käid veel muusikakoolis, sina ei käi, Kristjan? ma käin , aga ma ei õpi pilli , ma õpin solfedžot ainult . Okei. Nii, ja tahad üle minna siis ainult laulmisele. Aga millised võimalused üldse noortel on praegu oma loomingu esitamiseks, siis kui tahaks sellega kuskile välja minna? no kõige suuremad vist ei ole , aga nagu , no kui tahad , siis saab tehtud , selles suhtes . Aga te endale olete ka juba seadnud mingeid selliseid väikseid salaunistusi või eesmärke? vot neid on ikka väga palju . hiiglaslikud . Kas midagi ka, mida saaks jagada juba? Grammidele välja üritame jõuda . Vau, okei. Ma mõtlesin, et kas meeletu rokk on radaril Grammita või? jaa . ma ei tea , kui need sinna nagu coveritena saab ainult minna , siis Jaa. no miks mitte . Igal aastal on olnud mõni bänd, üks bänd, kes teeb siis puhtalt covereid. no siis jah , miks mitte . See järgmine aasta siis noh , võib-olla meil näha . auk on line-upis olemas, absoluutselt. Okei, aga muusikast tagasi kooli, et te mõlemad olete noortevolikogu liikmed. mina olen esimees .
Vau, jaa , proua president . jah , jah . Mis seal tehakse ? No praegu meil on käimas üle Häädemeeste valla koolide sihuke vaimse tervise tuur või siis Uulust metsa pooleni välja käiakse koolides ja räägitaksegi sellest vaimsest tervisest . näiteks eile meil käis peaasi.ee andmas 2 loengut , üks siis 8. kuni 9. klassi siis vanematele , et stress ja ärevus , mida nendega teha . Väga lahe . jaa . See tuur siis , kuidas teie noortevolikoguga sellega seotud olete ? No põhimõtteliselt meie algatasimegi selle , sest et me kirjutasime ühe projekti ja siis panime selle kõik käima ja siis jah . väga kihvt . Kuidas selline mõte tuli ? No põhimõtteliselt oligi siuke konkurss , kus nagu rahastati neid erinevaid mõtteid ja ideid , seega me siis saime kokku ja mõtlesime midagi välja . ja kuna see aasta on eriti kogu aeg viimasel ajal on olnud vaimne tervis hästi teemas , siis miks ka mitte . No vaimse tervise teemadel räägitakse palju ja sellel õnneks loomulikult , et tegelikult kui täiskasvanutest rääkida , siis paljudel on veel selline info puudu , et vaimne tervis üleüldse eksisteerib , on ju . et see ei ole ainult siis , kui midagi on halvasti , vaid see on kogu aeg meiega . aga kas teie ise näete ka suuremat vajadust sellise teema puudutamiseks õpilaste seas ? kindlasti nagu see halba ei tee , kohe kindlasti mitte . jah . aga eilsest loengust , kus räägiti stressist ja ärevusest , et mis häid mõtteid sealt võiks praegugi vaatajale , kuulajale edasi anda ? vaimse tervise vitamiinid , mis see oli , 5 vitamiini oli just , liikumine , toitumine , suhtlemine , oli ka . uni , jah . Need peavad alati laetud olema . ja positiivsed emotsioonid . jaa . See on nii tore , sellepärast et ma olen ise ka nende peas ja vaimse tervise vitamiinide ühe koolitusega seotud ja siis on hästi tore , et see jõuab siiagi ja et ehk siis oli ka selline hea kogemus ja kasulik jaa noortele ., see oli väga tore . aga veel noortevolikogust , mis plaanid seal on ? plaanid meil praegu vist otseselt ei olegi midagi , nagu üritame selle tuuri ära teha ja siis vaatab edasi praegu . Noortevolikogu on siis ülevallaline organisatsioon nii-öelda , eks ? Aga kooli õpilasesinduses olete ka ? mõlemad , jah . mõlemad või ? noh , tänasest saati jah . ah soo , mis juhtus ? ma just mõtlesin , et oleks tore , et Seal ei ole nii , et igast klassist üks õpilane või ? see on viiendast klassist alates . Ja millised on teie sellised unistused või soovid mõeldes enda koolile ? Te vähemalt aasta olete veel siin ? no üks asi on see kooli väiksed lapsed seal . no seal on see 3. korrus , siis kohe , kui sa astud sinna väikse sammu sisse , siis see on täitsa nagu loomaaed . jah , noh , ma pakun see vist igas koolis . jaa , see vanusegrupp on selline , et aga teie satute ka sinna 3. siis või ? no muusikatunniks . saksa keele tunnid ka . nii et noorte või see õpilasesinduse eesmärk on siis väiksed ära kaotada siis . ei , okei , ma palin . üleüldse iga koosolek me nagu küsitakse igalt klassi esindajalt , et nagu kas on mingeid kaebusi ja siis kohe , kui mingi tekib , siis me üritame sellega tegeleda , näiteks meie uus direktor nüüd , ta tuli ka üks kord ja siis ta väga toetab meid ja jah . ja Marika käis ka siin meil üheks külaliseks ja tõesti hästi tore oli kuulda tema mõtteid ja mulle jäi küll mulje , et kool liigub jätkuvalt väga heas suunas ja et ta on huvitatud ja ta on toetav . aga koolielust veel , et milline tänane selle koolilapse elu on ? koolilaps on nüüd muidugi siuke nunnult öeldud , aga pigem teie vanuste siis noorte . no kui lähme algusesse tagasi on ju , siis ongi pigem need , lähed kooli , käid oma koolipäeva ära , siis lähed koju suurem osa , kes mingi huvitegevustega ei tegele , teed oma kodutöö ära ja siis põhimõtteliselt ongi
sest pigem see on natuke kurb, aga nagu need huvitegevused ja need on pigem nagu väikeste seas, nooremate seas, et vanemad kahjuks ei tegele enam nendega nii palju. Okei, aga kas see on, ongi nagu selline selle vanuse omapära või ei ole neile selliseid hästi sihitud tegevusi? mõlemad. Ma arvan ka mõlemad mingis mõttes, jah. Aga millest teie näiteks puudust tunnete, kui te enda seisukohast mõtlete või ka siis enda eakaaslaste? Ma ei tea, kas ma milleski otseselt, aga nagu pigem see, et nagu jah, noored ei ole enam aktiivsed ja nad ongi kuidagi hästi kinni vaikselt, ei taha väga kaasa teha. Jah. Kas te ise oskate nii-öelda spekuleerida, et millest see võib tulla? See on väga hea küsimus. Muidugi te ei saa selles mõttes varasema ajaga võrrelda, et täiskasvanutel on siis selline nagu taju, et ühest küljest on see seotud interneti ja sotsiaalmeedia suure pealetungiga. Kindlasti see on osa sellest. Jah, et väga ei olegi vaja mingit, sa ei peagi välja minema, et oleks lahe, on ju. Et oleks selline meelelahutus sul olemas. Aga teisalt ka, kuidas see sotsiaalne keskkond nii-öelda toetab? Nagu, no ikka toetab, aga samas nagu meie vanusegrupile ma olen tähele pannud nagu vähem. Ma arvan, ma olen ise kasvanud veits, aga nagu meie vanusegrupile nagu vähem tegevusi ja nii. Kas te olete juba mõelnud ka, mis teie peale 9. teete? Väga gümnaasiumisse edasi kohe kindlasti. No seda jah. Okei, gümnaasium on valik, nii. Aga on see Häädemeestel või linnas või kuskil veel kaugemal? No, seda peab veel natuke mõtlema. ma arvan, et linnas oleks parem valik, minu arvates. Miks sa nii arvad? No ma küsin sellepärast, et meil täna, ilmselt teie ei ole veel kuulnud, aga tuli välja episood Andris Avamerega ja tema rääkis siis oma elust Türil, kus siis ka noored pered läksid alati ära, sest polnud midagi teha ja tegelikult see on hästi sageli maapiirkondade teema, et kui mina olin noor, kasvasin siin, siis esimene asi just minekut on ju, aga olen ikka siin. Aga kuidas teie täna noortena tunnete, et jällegi võiks ju öelda, et siin on piisavalt tegevust, aga samas ei siin on kohe kindlasti tühi, ma ütlen. Kohe kindlasti, jah. Aga tühi siis inimeste või tegevuste või meelelahutuse poolest? Tegevused ja meelelahutused. Aga samas ega neid inimesi ka siin väga pole. Linn on ikkagi teema. No pigem on. Seda tuleb kogeda ka kahtlemata. Aga väljaspool muusikat on teil mingeid hobisid või huvitegevusi, millega? Ma tegelen käsitööga, vabal ajal natuke. Nii, millist sorti? No ma tikin vahepeal, kuidas tuju on, heegeldan, koon, jah. Mul ka üpris sama, mul meeldib ka nagu tihti õmmelda vahepeal, jah. Palju teie veedate sellist aega lihtsalt selili sotsiaalmeediat scrollides või? No olles need silmapaistvad aktiivsed noored? No mingi päris ausalt rohkem, kui oleks tore. Jah. Ma ei oskagi niimoodi öelda. Okei, me Andrisega rääkisime veel seda ka, et täiskasvanud ja lapsevanemad, et nad ei teagi, mida nad ei tea ja eriti just tuleb see nagu digimaailmas, et täiskasvanud jäävad järjest maha ja maha noortest, nii nagu see alati on tegelikult olnud, on ju. Et mis praegu internetis toimub? Küsin nii siis. Kus oma vahel suheldakse? Snapchat, see on suur teema, seal suheldakse hästi palju. No TikTok ja Instagram, no need on need 3 põhilist ikkagi. Et Instagram on see, kus veel püüda noori heas mõttes? Meie vähemalt oleme Instagramis. Ma ei tea, kui suur hulk teisi on ka, aga no ma tean ka väga palju on seal. No jah, pigem on, kui ei ole. Et noortekeskuses me teeme oma kommunikatsiooni tegelikult Facebookis ja me oleme väga-väga teadlikud, et noori seal ei ole. Aga kuna meie kliendid siis nii-öelda ongi tavaliselt need kõige väiksemad, siis tegelikult Facebookis on siis nende vanemad, läbi kelle jõuab see info noorteni.
Ja oleme ka siis katsetanud mingeid TikToki lahendusi ja värke, aga noh, see tundub nagu nii out of place selles mõttes, et kui mingid sellised vanainimesed TikToki ronivad lahedat sisu tegema. Jah. Ja kuidas meil selle TikToki konto oleks, jah? Ma mäletan, ühel videol sai 1000 laiki. Ei 1000 laiki, 1000 vaatamist. No praegu ma vaatasin, et ikka eriti hoogsalt tulevad need 1000 täis, et panedki mingi täiesti suvalise video ja juba on seal mingid sadu vaatamisi, et selles mõttes on see jah, päris hea kõlavinn. Jah. Aga tasub meil veel Instagrami siis jääda. Jah. Kohe kindlasti. Mis te arvate, et kuidas teie arust noorte hääl on kuuldud? No, mingis mõttes on, mingis mõttes ei ole. Selles suhtes on nagu, me ikka üritame kõik midagi teha selle jaoks, et nagu noorte oleks parem ja ma ju kuulen näiteks mingi vallaüritustel, kuidas vallavanem või keegi räägibki, et noh, üritavad noortele seda tulevikuks kõike teha, on ja nagu kohe kindlasti see on super ja nagu tehakse ka, aga ma ei tea, kas piisavalt. Või nagu, ma ei tea, kas ma saan väga rääkida, sest ma ise ka ei ole kindel, mida tahan. Nendes igasugustes arengukavades ja plaanides on alati sees, et edendame noorte jaoks seda ja toda, aga see jääb nagu tihti sellise vajaliku lause tasandile, et ma ise leian ka, et peaks tegema nagu rohkem praktilisi tegevusi või reaalseid asju elus, aga siis ongi see, et meie vanuses me ei näe seda teie seisukohast või läbi teie silmade, et selleks olekski hästi lahe kaasata noori nendesse korraldustesse ja tegevustesse, on ju. Et selleks noorte tuba ja noortekeskused vallas ka on olemas, et tegelikult noored võiksid ise seal asju korraldada, on ju. Ja meie siis toetame kõige sellega, mis vaja on. Võt, teine üleskutse juba tänase saate jooksul. Nii, aga tulles tagasi esimese juurde, et teie siis vajate kitarristi, et ma loodan ja usun, et see ka varsti teile tuleb. Siis on tee viib edasi loodetavasti siis esiteks Meeletule Rockile ja kuni Grammideni välja. Jah, üritab. Aga millega te ise siit täna tahaksite, mis sõnumiga ära minna? Olge aktiivsed, jah, palun. Nagu palun tehke kaasa, nagu teile tehakse nii lahedaid asju. See on ka näiteks koolis näiteks tehakse mingi loovtööüritus. Mul oli näiteks sellega praegu probleem, kuna 8. klass loovtöö tulemas. Tahtsin teha ühte üritust, aga siis juhendaga rääkisin jälle, et kas keegi tuleks üldse. Sest nagu kõik on nii passiivseks läinud. Vot nüüd ei lõpetagi ära, tuleme tagasi nende ürituste juurde, see on teine selline müstika meie jaoks, et kui meie noored olime, siis ikkagi koolidisko oli teema, on ju. Et praegu, kui me korraldame, jällegi meil on lasteaialapsed ja siis algklassid kohal. Aga isegi kui noored ise korraldasid meie DJ-ringi nii-öelda kasvandikud, et ka siis tegelikult see kohaletulek oli suhteliselt vähene. Ma tahtsin sinna minna, kahjuks sinna ei jõudnud, see DJ Helilaine need on ju. Aga ma kuulsin küll, et seal oli kahjuks päris vähe. Jah, ma ka ei jõudnud. Et kas pidu ja disko ja selline asi ei ole üldse... Ma ei tea, mis kõigil on. Koolidisko oleks jumal lahe minu meelest. Oleks jah. Vanusepiiranguga siis? Jah. Alates? Jah. Okei, võt siis on mõte siin ka koolis inimestele. Nii et teie sõnum noortele, ma sain aru, et oli siis olla rohkem aktiivne, aga on teil midagi sellist head inspiratsiooni nii-öelda jagada ka siis vanematele või neile, kes siis seda noorsootöö elu siin korraldavad? Ma ei tea, kas neile peab seda juba ütlema, aga olge avatud, kohe kindlasti uutele ideedele. Seda peab ikka ütlema. Kordamine aitab alati. Jah. Okei, aga see on nii tore, et te tulite. Ja võib-olla ei ole see üldsegi viimane kord. Võib-olla varsti juba räägime teie muusikast rohkem. Loodetavasti. Reklaamime teie sündmusi. Aga seniks siis kohtume vaatajatega järgmises episoodis. Jah, aitäh teile! Aitäh!